Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet. Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu näha, ilm on tükk maad paremaks läinud kui eile, elu aga sutis segasemaks kui eile, kuigi seda võib nimetada ka valikuvõimaluste suurenemiseks, mis koguni võib olla läbipaistev, laiapõhjaline, panustav ja nii edasi. Igasuguseid uudiseid, no neid loomulikult on tulnud kirjatükke ja on tulnud ka Eesti Vabariigi kõige tähtsam uudis, et Lauri Laubre võtab rendile mingisuguse ööklubi. Sellega on avatud uued horisondid ja nii edasi. Eks neid uudiseid tuleb muidugi etemaid ja S-tähega etemaid, aga teatava valiku saab neist siiski teha, kuigi enamalt jaolt pakutakse meile praegu mõnusat meelelahutust. Ühe positiivse nihkena võib tõdeda, et David Vseviov võtab samuti sõna piirilepingu teemal. Tõsi, talle omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga, mis tähendab seda, et ega otse ei ole midagi ära öeldud ja see, mis ära öeldud on, seda võib tõlgendada mitut moodi, sest ta sisaldab igasugust informatsiooni, aga eks paljud asjad olekski nagu selleks loodud, et inimesed natuke oma halle ajurakukesi või ma ei tea, mis värvi need meie inimestel on, ragistaksid. No see on kujundlikult öeldud, sest ega raginat ei kosta, aga David Vseviov kirjutab tõepoolest. Piirileping ja Kirde Eesti, unelmad ja tegelikkuseks igaüks võib meist ju arvata, kus kandis see kirre on ja mida ta selle all nüüd mõtleb. Artikkel iseenesest hea ja eks ma jätan selle Nõmme raadio kuulajatele lugemiseks lingina loomulikult Nõmme raadio kodulehele selle tänase lõunatunni juurde. Tooksin välja võib-olla viimased read sellest kirjatükist. David Vseviov ütleb ja üleskutse ülaltoodust oleks järgmine. Jätaksime need sõlmitava piirilepingu tagused ja Tartu rahulepinguga meile kuuluvad alad praegu rahule. Küll ajaloo kulg teab, mida ta teeb ning keskenduksime oma tegudes ja mõtetes sellele piirkonnale, mida kutsutakse Kirde Eestiks. Ehk rakendaksime oma jõudu positiivse programmi elluviimiseks, et kõigepealt saaks Ida-Virumaa meie omaks. Siis ei osutu võib-olla tulevikus võimalik Siseakadeemia kolimine sedavõrd valulikuks. No siin on eks selle kohta võib öelda niipidi, naapidi. Saa sa nüüd aru, jätaksime need sõlmitava piirilepingu tagused ja Tartu rahulepinguga meile kuuluvad alad praegu rahule. No ma oleksin selle sõnajada niisuguse käsitlusega nõus, et ärme kirjutame kuhugi alla, jätame kõik täiesti rahule, jätame pretensioonid Venemaale, seda enam, et annad hundile sõrme, läheb kõik ja nagu eilegi välja tõin, ega siis see, et Eesti annab Venemaale lahmaka maad ja kinnitab piiri, ega see ei muuda ju Venemaa suhtumist meisse, mis on nii hea, et lase aga olla ja Venemaa teab täpselt, kuidas Eesti peab elama, mis keeles rääkima ja nii edasi. Kui jätta kogu see protsess pooleli, siis ma oleksin nõus, aga kui allkiri on ära antud, siis me oleme need igavesest ajast igavesti rahule jätnud, sest kes viitsib vaadata, vaatab Nõmme raadio Facebooki lehel, seal on üks pildikene Euroopas, kus iga riigi koha peal on selle presidendi silmapaar või mõni muu näoosa ja selle kõrval on kohe Putini nägu, mis on sama suur kui vaat et ülejäänu kokku.
kokku. Nii et arvestades masside erinevust, pole siin põnnedi kraaksuda midagi. Aga Taavi Vseviov on sõna võtnud, tõlgendada ju saaks, võib-olla järgmisel nädalal tõlgendataksegi ja rõhutakse just selle peale, et isegi Vseviov ütles, et tuleb alla kirjutada, sest ta ju ütles, et jätame need alad sinna, kuhu nad lähevad, ajaloo kulg teab, mida teeb. Kui ajalugu on ikka teadvusega olend, siis praegu, tõlgendamisvõimalusi on. Aga loomulikult kuldid ehk ühiskonna valvekoerad on taas hea dressuuriga ja lamavad, rukkis vaikivad, nohisevad. Peatoimetajad ilmselt on puhkusel, korraldusi ei anna, korraldusi ei tule ka kõrgemalt poolt, sest isegi Riigikogu ei ole praegu pühal mäel, vaid tormab ringi nagu ärritunud sipelgate hulk selleks, et kohtuda valijatega, seletada, vehtida kätega, avardada ettekujutust, võtta vastu lilli, tänusõnu ja nii edasi. Samal ajal eile jagati Vabaduse platsil pisukesel meeleavaldusel kirjatükke ja üks märgukiri. Tõsi, 15. juunist 2013 on praegu ka minu käes siin ja see ütleb nii. Eesti Vabariigi välisminister härra Urmas Paet. Märgukiri. Kes volitas teid Tartu rahu reetma ilma rahvalt luba küsimata? Tartu rahu reetmine, teisiti seda nimetada ei saa, on kui riigi reetmine. Tartu rahu on meie riigi sünnitunnistus, millele on Venemaa käe alla pannud igaveseks ajaks. See on aegumatu. Pilt on selge. Milleks läheb Venemaal vaja meie piiritagust maad? Tartu rahuga paika pandud piirist lahti ütlemine on, nagu poleks meie riiki kuni 1940. aasta okupatsioonini olemas olnudki. Lükates tagasi selle alusetu piiri muutmise ei juhtu mitte midagi. Tartu rahu ei sündinud ka korraga. Venemaa suureks häbiplekiks on see, et tulla Eesti käest santima meie piiritagust maad. Nagu me teame, on tema valduses 1/6 maakerast. Kurjuse riik, nagu tavatses öelda endine USA president Ronald Reagan, ei ole kuhugi kadunud. Praegusel momendil on see ajanud oma kombitsad jällegi Eestimaa järele, lootes, et meie omad reeturid meil selle talle kätte mängivad. Kas nii? Esialgu piir, pärast riik. Tartu rahu piiridest lahti ütlemine annab meie idanaabrile selleks suurepärase võimaluse. Me teame, kui raskelt tuli kätte vabadussõja võit. Sellepärast ei ole meil õigust muuta Tartu rahuga kätte võidetud vabadust, mille eest vabadussõjalased on maksnud vere hinda. Kui see reetmine peaks korda minema teil ja teie toetajatel, siis oleks see Eesti ajaloos suurim reetmine. Kas me laseme sellel sündida? Veel ei ole hilja. Jumal hoidku meid selle eest. Tallinna vabadusvõitlejate põhjapiirkonna esimees Ralf Kaup, 15. juuni 2013. Need selleteemalised kirjatükid viivad mõtted vägisi sellele, et tegelikult on Eesti inimesed tõepoolest nagu pimedad ümber elevandi, kes teab 122 paragrahvi meie põhiseaduses on kuskilt lugenud, et see on see paragrahv, ja selle peale tuleb rõhuda, kullakesed, kui eelmised paragrahvid on juba paika pandud põhiseaduse täiendamise seadusega. Kui paragrahv 1 on ära täiendatud, ära muudetud, on tegelikult automaatselt kõik ülejäänu selle tagant ära kukkunud. Meile on jäänud vaid põhiseaduse preambul ja sellele tulebki rõhuda. Kes ei mäleta, siis põhiseaduse preambul ütleb, et kõikumatus usus, vaat see usk peab meil olema, ja vankumatus tahtesse, tahe peab meil ka olema. Kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. Panete tähele?
Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatu õigus on nüüd kellegi Eesti käes, kes tahab anda ühe pisikese allkirja ja Eesti rahvas ongi riiklikult enese ära määranud. Kas teda pärast seda on mõtet Eesti rahvaks nimetada, seda ma ei tea, võib-olla aitab, kui et passis on ju kodakondsus, kas rahvus ka on, seda võib igaüks ise kontrollida. Anname inimesele kodakondsuse, ongi eestlane, võib-olla koguni põliseestlane ja nii edasi. Tooksin välja veel, et meie põhiseadus pidavat olema rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Meie põhiseadus peaks olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Muidugi meil on üldine kasu, võib öelda, jaa, vaata see väline rahu, et seal väljapool meie piire oleks kõik rahul, selle nimel meie peame neid laiapõhjaliselt rahuldama ja nemad panustavad sellesse, et meie neid rahuldame. Väidetavalt peab meie põhiseadus tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja selle nimel on väga kasulik jätta hulk isegi eestikeelseid inimesi võõrvõimu alla igavesest ajast igavesti. Nii tema on. Väidetavalt paragrahv 1 järgi olla Eesti iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kes täna sõltub, ma ei tea millest, kellest, kõigist. Seega võib-olla me peaksime oma põhiseaduse ausalt ümber kirjutama, kohaldades kõik selle paragrahvid tegelikule olukorrale. Et meil on oma eliit, kes kamandab, meil on oma Eestit, kes mööbeldavad nagu ise tahavad ja nii edasi. Eesti arengust võiksin võtta ka jubedamaid lugusid, nagu me teame, igasuguseid enesetappusid värke toimub. Väidetavalt jäi Tartus väike laps mitmeks päevaks korterisse lõksu koos isaga, kes oli endalt parasjagu elu võtnud. Kinnitamata andmetel, siiamaani veel kinnitamata andmetel juhtus see lugu teisipäeval ühes Annelinna korteris. Pereisa laskis end maha ja väike laps pidi 2 päeva isa laibaga korteris luku taga olema, sest ema olla põgenenud kodunt ja 2 päeva varjas ema end metsaõena kurat teab kus. Ja muidugi ei andnud ta teada, et laps jäi ikka sinna, mina põgenesin ära, minul on nüüd hea. Või on see ka liberaalse turumajanduse üks omadus? Laps on avastatud siis, kui ta akna peal oli juba pikemat aega lärmi teinud. Eks igaüks võib tänastest uudistest seda ise ka lugeda, kuulata ja on nagu on. Aga eks see meie elu läheb päevast päeva ju sellisemaks, nagu ta on määratud minema. Suur kena tõdemus ütleb, et vigadega on lugu nii, et alguses on neid raske märgata, aga kerge parandada. Pärast on neid kerge märgata, aga pea võimatu parandada. Mis seisus me oleme Tartu rahuga, seda võib igaüks ise arvata, aga ma olen kindel, et siga ütleb otse ja ühel hetkel peab hani ehk ära hanitatud rahvas valima siiski oma kursi ja seda mitte selles mõttes nagu Laksi Tõnis omal ajal Siberi poole suundudes, vaid ikka mõistusepäraselt asjade põhjuslikele seostele tuginedes. Oktoobrist avanevad meie ees uued horisondid. Oktoobrist hakkab kehtima patsientide vaba liikumise direktiiv, mis kohalike uudiste järgi võib pikendada ravijärjekordi ja haigekassa ei välista, et ka tasuliste teenuste eest tuleb edaspidi hakata rohkem maksma, sest kui välismaalt tuleb keegi Türbel ja paneb oma rahapaki lauale tõstes sellega võimaluse küsida raha selle etaloni järgi, siis on ju loomulik, et ka meie sandid ja vaesed peavad olema suutelised maksma nii nagu lääne miljonärid, sest
Eesti on üle, Eesti tuleb toime, Eestit imekletakse. Sügisel lihtsustub Eesti patsientide võimalus pöörduda ravile ükskõik millisesse Euroopa Liidu riiki. See on muidugi väga ilusti öeldud, mida see tegelikult tähendab. See tähendab umbes sama asja kui kunagine nõukogude aegne loosung, mis eriti jõuliselt kehtib täna. Noortele on lahti kõik teed. Tõmmake uttu, et ma teid enam siin ei näeks. Kõik teed on teil lahti, mis te siin Eestis jõllate. Ja samamoodi saavad muidugi Eestisse ravile tulla kõikide Euroopa Liidu riikide kodanikud, ka neil on kõik teed lahti Eestisse. Ravikulud hüvitab muidugi koduriigi tervisekindlustus ja nagu me teame, mujal maailmas hüvitatakse neid tükk maad suuremate summadega kui meil, järelikult las meie omad lähevad otsivad kuskil mingisuguse ravimtaimedega karjamaa, näsivad neid ja loodavad, et selgroog läheb sellest sirgeks. Seega, kuna väljast sisse tulevatel tohtriteenusesse panustajatel on raha laiapõhjalisemalt, on loomulik, et kohalik eestlasest tõbine peab saama kaasatud eest ära minemise laiapõhjalisse protsessi ning tegema Euroliidu läbipaistva ravitaristu tingimustes mõningasi ümberkulgemisi oma haigusele vastavalt. Nii et tõbiste ja tatiste vaba liikumine suure kodumaa piires on oktoobrist avatud. Koha peal tuleb ilmselt hakata kõvasti maksma, sest turg reguleerib kõik, ka sinu surmaotsuse. Tsitaati ka. Võib muutuda tasuliste teenuste hinnakiri. Tasuliste teenuste hinnakirja, jah, tõsi, paneb nõudmine ja pakkumine paika. Aga kui me vaatame Eestis osutatavat arstiabi mahtu ja seda, kui palju tasub selle eest ravikindlustus ja kui palju inimesed ise, siis inimeste endi poolt tasutav ravikulu hulk jääb täna alla 2%. Niimoodi rääkis siis täiesti tõsiselt Haigekassa Harju osakonna direktor Ado Viik. Maladets Mitšurin. See mõttekäik teeb igale ühele selgeks, et Haigekassa teeb palehigis tööd, et hankida oma töö tulemusel valminud produktide eest raha ravikindlustuseks. See teeb selgeks, et Haigekassa raha on laiapõhjaliselt isetekkeline ja meie riigis elavate ja kakerdavate kitsataibuliste tööinimeste panustist selles ei ole. Inimesed ise maksavad ainult 2%. Ülejäänu peab ju Haigekassa oma palehigis tehtud tööga. Vaata, kui palju seal on direktoreid. Meil on ju korduvalt olnud ajakirjanduses ka kirjeldusi, kui vähe neil on vaba aega ja kuidas nemad põlevad raugematus töövaimustuses ja panustavad koosolekutesse ja mujale, kus tekib raha iga lõualõksutusega. Saate ju aru, kui inimesed annavad ainult 2% ja ülejäänud peab tootma Haigekassa, nemad ju väsivad ka ära ja peale selle, ega siis Haigekassa inimestel omal ravikindlustust ju ei olegi. Teate ju vanasõna, et paku sa pagarilapsele saia või see on nüüd üks asi, see hästi ei sobi, aga kingsepa lapsel pole kingi jalga panna ja pagarilaps ei saa saia süüa, sellepärast et ta ei suuda maksta nii palju, kui turul makstakse saia eest ja nii edasi. Nii tema on. Tänase seisuga ületab paljudes Eesti raviasutustes, et viisakalt mitte öelda kõigis, ambulatoorse eriarsti vastuvõtt tuntuvalt lubatud ooteaega, aga lubatud ooteaja ületamine ei ole keelatud, seega on juriidiliselt kõik korrektne. See meenutab muidugi ühte kena juhtumit absurdi nalja Piirimaal, muidugi tõenäoliselt see nali oli, vist kodanik Menken kunagi kirjutas selle, et üks tegelane sai mälumängus peaauhinna
ja see oli turismireis Taisse. Kui ta seda kuulis, sai ta rabanduse ja suri, aga turismifirma pidas sõna ja saatis ta laiba 2 nädalaks Taisse ikkagi. Juriidiliselt kõik korrektne. Ja eks meilgi ole niimoodi, et kui vaja, kaevatakse ka haud lahti ja viiakse patsient õigel ajal ühel hetkel võib-olla mandleid kontrollima või gripivaktsiini saama või ma ei tea, ma ei ole meditsiinispetsialist, aga lugu on sellega S-tähega viletsavõitu, et mitte öelda sitt. Ega ma ei öelnud ju, ma tõin näite. Kommentaare sellele uudisele nii palju, et nojah, siin hakkabki umbes niimoodi peale. No nii palju siis sellest valgest laevast. Ootasime ja ootasime, kui aga tuli, siis nagu elu näitab, osutus see hoopis Eesti rahvas surnuvankriks. Polegi nagu enam jõudu ega ka mõtet ärrituda iga eraldiseisva hukkamise viisi peale. Teine ütleb, et toetame aga altkäemaksu, korruptsiooni, genotsiidi, eutanaasiat, toetame ka ministri räbalat. Et sellel arsti häbil ka käsi paendub vaeste õnnetute väetite haigete käest anda meid ja raha vastu võtta. Jah, kõige hullem on ju see veel, et teenuseid osutatakse ju teenuse saaja materjalist, eks ole. Samal ajal tuleb tõdeda, et mitmed Eesti vanglad vaevlevad valvurite põuas. Võib-olla sellepärast siis ministrit kinni ei pandagi. Näiteks Tartu vanglas on täitmata 22 valvuri kohta, Tallinna omas 89. Ma ei tea, kas vangid saavad nüüd vihjest aru ka, aga meie ajakirjanduses niimoodi kirjutatakse. Seejuures, see on pehmitav lause, ei ole tööjõupõua puuduseks või põhjuseks mitte kandidaatide nappus, vaid see, et suurem osa soovijatest selleks lihtsalt ei sobi. No jah, kui nüüd vaadata statistikat, siis 2012. aasta lõpus oli Eesti karistusregistris arvel 647 712 inimest ehk praktiliselt iga teine Eesti elanik. Need inimesed nagu jah, ei tohiks teoreetilise valvurina töötada või nii edasi. Õhtulehe andmetel sai samal ajal Euroliidu toiduabi 129 500 inimest, aga see ei puutu asjasse. Me oleme jõudnud tegelikult olukorda, mida võiks võib-olla iseloomustada ka Koit Pikaru sõnadega, kes kunagi väitis, et 1/3 Eesti võimustruktuuride töötajatest on lihtsalt lollid. Võite arvata, et see lause on piisavalt vägev lause juba, et Koit Pikarot teatud seltskondades enam ei vajata, sest no kui inimene arvab, et ta on ikka targem kui minister, siis on ikka, jah, on nagu on. Täna on aga tekkinud olukord, kus vangivalvuritena töötab ka hulk erialase ettevalmistuseta tudengeid. Kas see on nüüd uus EÜE või mis asi, aga eks võiks ju olla ka hobivalvureid ja vabatahtlikke, tõsi, eks no ega ettevalmistus pole vaja, tausta tuleb kontrollida, aga samas arvestades, kuidas panustatakse praegu kaasamisse, siis võiks ju kaasata vangide valvamisse laiapõhjaliselt ka vange endid, luues selleks näiteks vanglasisese projektipõhise MTÜ, no olgu kas või valvevabadus, midagi naabrivalve eeskujul panna kongide ukse peale sildid, siin valvab naaber, naabrivanamutt vaatab binokliga ja nii edasi, ja vangid oleks valvatud, sest teades inimese omadust igal võimalusel teisele käkki keerata või vähemalt teise peale koputada, no jumal hoia, see oleks ju lahendatud see probleem. Ja kui inimesele veel öelda, et noh, tubli, tuled vangist välja, sa oled siin valvurina kogu aeg töötanud, saad palka ka ja pärast saad veel mupusse tööle. Vaat niimoodi. Ei ole ime. Televisioonis oli kunagi üks paras
tohlus, kes ütles, et me oleme 50 aasta pärast prantslastest rikkamad. Arvestades, kui vanad oli ütlemise ajal, peaks isegi temal olema ükskõik, mis on 50 aasta pärast, sest kui 49 aasta pärast ei ole Prantsusmaale veel aatompommi tulnud, siis ei mõjuta see meid ka kuidagi ja kui meie rikkus hakkab väljenduma selles, et meil on 300 grammi kartulikoori rohkem kui Prantsuse sama klassi inimestel, siis nagu pole mõtet. Muide, kui terve Eesti rahvas tahaks süüa õilsa eesmärgi nimel kartulikoori, kui palju kartuleid tuleks koorida ja kes saaks need kooritud kartulid endale? Valitsus pasundab muidugi töötute arvu vähenemisest, aga ega seda ju ei arvestata, et 200 000 on läinud kus see ja teine, sest nende ees on lahti kõik teed ja nemad saavad panustada Euroopa Liidu laiapõhjalisse taristusse, nii et vagu ja tossujutt taga. Tõsi, saab neid ka piiri taga veel nöökida nagu näiteks, võib-olla näiteid on rohkemgi, aga konkreetselt Tiit Madissoni, aga on nagu on. Leidsin ka Delfi rahvahäälest ühe optimistliku kirja. See kiri oli nii optimistlik, et ma täitsa usun, et see oli kirjutatud vabatahtlikult ja kiri ütles nii. Euroopa Liidust saabub igal suvel toiduabi toimetuleku raskustes inimeste tarvis. Muidugi see loetelu võiks olla pikem, meile oli ju pikalt laialt ka toidupanga tegelane, kes seletas, kui hea see on. Muidu võiks välja uurida tema palganumbri hobi korras, aga ega teise inimese raha lugemine ei ole ka kuigi viisakas. Karta on, et ei ole mõtet karta, et ta nälga jääb. Lisaks tavapärastele toiduainetele, helbed, makaronid, jahu, toiduõli, kuulub toiduabi hulka tänavu ka riisi ja suhkrut ja hiljem pidavat tulema ka mannat. Siis me jõuame kohe täispiibelliku perioodi vist. Nii näiteks saavad töötud suhkrut 10 kilogrammi ning suurtele peredele on samuti ette nähtud suuremad kogused erinevaid toiduaineid. Loetleksin veel kord. Helbeid, makarone, jahu, toiduõli. Ma ei mäleta, kus raamatus oli põgenike laagrist teise ilmasõja lõpp. Hea küll, see ei puutu asjasse. Ja kirjutaja kirjutab, kui ausalt öelda, siis Euroopa Liidu toiduabi kogus on piisavalt suur selleks, et sellega aasta aega söönuks saada. Kuigi ma ei kuulu Euroopa Liidu pooldajate hulka, valetab siin kirjutaja, leian siiski, et vaesemat elanikkonda nälga ei jäeta. Tõepoolest, helbed, makaronid, jahu, toiduõli ja nagu kuulsime 10 kilogrammi suhkrut töötule samaka. Seda ma ei ole öelnud. Kunagine Nõukogude Liit, kirjutab kirjutaja võdisedes õnnest, andis vanuritele tasuta küttepuid rummimeetri või kuidas see mõõduühik oligi aastas. Ütlen, et rummiga tegeles Kihnu Jõnn, aga ruumimeeter on tõesti mõõtühik. Sellega sai vanur aastas hakkama. Meie metsades on murdunud puid küll ja neid võiks samuti küttepuudeks teha ja abivajajatele tasuta anda. Meenub üks minister, kes soovitas, et kuulge, minge ise metsa riigimaa peal, võtke üks raadamine ette ja järgmisel päeval oli, kui sa hulluks oled läinud, seadus ei luba ju, selle eest pannakse vangi. Aga tegelikult eks see vangi panekule ka, et kui sul on kodus külm, siis mine vangi, seal on soe kamber, ei ole häda midagi, süüa antakse ka. Nagu antakse ja siis, kui õnnestub, saab veel naabrivalvesse ka tööle ja tuled välja, võib-olla oled päris kindlustatud. Aga muidugi metsad ja murdunud puud. Kui rehkendama hakata, siis ainuüksi ühe Lasnamäe, nagu vanasti öeldi, 4 paraadnaga 9-korruselise jaoks tuleks nõukogudelike normide järgi eraldada umbes 144 ruumimeetrit küttepuid, mis muidugi võiksid
riigi poolt saada sinna samasse maja ette kohale toimetatud ja ilusti massinaga autokastist maha tõstetud 144 ruumi, ega see maja suurusega võrreldes ei olegi suurt midagi. Mida elanikud sellega peale hakkaksid? No võib-olla näriksid. Ei tea, ilmselt üritaksid maha müüa, aga esimese hooga oleks ju elanikel palju tegemist, sest need puud oma ruumimeeter ja kui õnnestub, siis naabril ka 2-3 vettind halgu tuleb ju kõigepealt oma korterisse tassida. Jah, elu läheb paremaks. Ja kui töötud saavad juba 10 kilogrammi suhkrut ka, siis on õnn õue peal. 1:30 paiku öösel tuli Nõmme raadio postkasti kirjatükk, mille ma juba sel samal õrnal kellaajal läbi lugesin ja mille ma mõtlen, et võtaks nüüd ette kanda ka praegu siin ja kohe. Sest vaadake, igal asjal on oma põhjused ja kui inimene milleski räägib ja kui kedagi see ärritab, kas negatiivselt või positiivselt, siis tähendab, see asi enamalt jaolt on siiski seotud eluliste protsessidega. No kujutage ette, et keegi kirjutab öösel, et ja mina nägin, kuidas inglitiib lõhestas taeva ja keerubid tulid ja saatan pistis ka kännu tagant maa seest pea välja. No siis on ju selge, diagnoos on pandud. Aga selle kirjaga tuli ettepanek. Meil on need vanded ja eetikakoodeksid ja ma ei tea, mis asjad üsna moes olnud ja on ja nii edasi. Ja selle kirjatüki pealkiri ongi Eesti Vabariigi valitseja truuduse vanne ja ütleb tema nii. Ma arvan, et kui Riigikogu liikmed või muud tegelased kuulavad, siis ma loen aeglaselt, te võite ise korrata neid lauseid ja sellega on ka vanne antud. Mina, Eesti Vabariigi president, peaminister, riigikogulane, vannun pühalikult, et olen igavesti ja pöördumatult truu poliitika põhikomponentidele, omakasule, ahnusele, silmakirjalikkusele, vargusele, korruptsioonile, valetamisele, pugemisele, vennatapule, kartelli sisesele ja välisele kõrilõikamisele, avalikkuse ees õilsa õnnistegija teesklemisele. Minul pole kõrgemat eesmärki oma rahva ja riigi pikaldasest ja piinarikkast hävitamisest, pideva hullumeelse hinna ning maksutõusuga ja palkade püsiva põhjas hoidmisega statistiliste valede abil. Tõotan ja vannun pühalikult, et ei tee ainsatki liigutust oma rahva ega riigi hüvanguks, sest kogu seda ettemääratud protsessi juhivad meie kallid ja kõrgesti austatud ning persest juba läikima lakutud peremehed Brüsselist, Washingtonist, Tel Avivist ja veel mõnest kohast, millest ma pole volitatud isegi iitsatama. Tõotan ja vannun pühalikult, et olen vajadusel vasakpoolne, paremal juhul parempoolne, alternatiivina alati allpoolne, aga eelkõige ikka omapoolne ja võtan vastu kõik pistised, kingid ning jootrahad, mille eesmärk on mind juhtida ainuõigele kursile. Oma maailmavaadet vahetan vastavalt ilmale. Olen lopsakalt lojaalne ülalt saabuvatele käskudele ja korrektselt kurt kõikidele altpoolt laekuvatele kurtmistele. Kõik, mis jääb minust allapoole,
kuulub orjastamisele või hävitamisele. Kui minu juhtida on majandus, siis ma juhin selle partsti põhja. Kui minu juhtida on kultuur, siis langetan selle võõrkultuuriks. Kui minu juhtida on tervishoid, siis hoian rahva sellest eemale. Kui minu juhtida on riigikaitse, siis kaitsen ma riiki rahva võimu kehtestamise eest. Kui minu juhtida on rahandus, siis hoian ma suure valeraha hunniku ligi. Ma olen suur, ma olen vägev, ma olen võitmatu, ma olen eliit. Noh, aamen või midagi. Vaat niisugune kirjatükk, niisugune vanne ja kuigi ma lugesin natukene kiiresti, ei ole häda midagi, kes viitsib, kuulab uuesti üle, mõtleb vähemalt kaasa ja ongi vanne antud ja tuld ja muidugi meie ajakirjandus kuldi trukkis. Üks kirjatükk pani ju nemadki ja paljud meie tänasest eliidist paika. No muidugi, eks see laieneb ka teiste peale, aga üldiselt kirjutas ta nii, et no mis neist ikka tahta, need ju nõukaaegse riistaga tehtud lapsed. Jah, minagi, mis must ikka tahta. Nõukaaeg läks üle, ei jõutud kinni panna, ehk nüüd, parem hilja kui mitte kunagi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 4. Ramadan 1434 või 12. juuli 2013 ehk siis 5773 või 12. heinakuu 10226 Juliuse päevanumbrit ja iga 1-2 miljonit 456 486 ja kui meelde tuletada, siis täna 1880. aastal oli üks müstiline sündmus, nimelt Venemaa keiser kinnitas Tartu õpperingkonna reaalkoolide põhimääruse, mille järgi Eesti alal võis asutada kohalikke saksa õppekeelega reaalkoole. Eriline oli see värk sellepärast, et nende koolide asutamine ei olnud üle venemaalise põhimäärusega kooskõlas, aga ometi enne imet tehti ka saksa õppekeelega reaalkoole. Ilmselt arvestati, et sakslastega need suhted, need on kogu aeg head olnud. Võib-olla, ma ei usu, et gaasitoru nüüd Putin ühes otsas ja sakslane teises otsas, Schröder, kui õigesti mäletan. Aga 1941. aastal võeti Nõukogude Liidus vastu dekreet, millega saadeti kinnipidamiskohtadest Gulag viibivad isikud nende omal soovil rindele. Vaadake, kui sümboolne. Mina tegin ettepaneku kaasata vangis istuvad inimesed vangide valvamisele. Nemad siis, need, kes isoleeriti ühiskonnast, värvati seda sama ühiskonda kaitsma. Muidugi tehti ka spetsiaalsed kinnipeetutest formeeritud väeosad, nagu ma siin pakkusin, MTÜ tüüpi värk. Aga samal ajal Otepää metsavendade juht, kapten Karl Talpak, formeeris Tartu partisanide pataljoni, mis koos saksa üksustega osales lahingutes Punaarmee vastu. Eks sellepärast võib-olla oligi vaja Gulagi omasid tuua välja. Ja kokku osales võitlustes saksa armee koosseisus erinevates allüksustes umbes 2000 Eesti vabatahtlikku. Nendest kõigest 69 hukkus ja 6 jäi teadmata kadunuks. Nii et tulemused selle bilanssi järgi olid head. 1945. aastal suri äkiste USA vangistuses Saksa kindralfeldmarssal Wolfram von Richthofen. Samal ajal jagasid liitlased Berliini 4 sektoriks, üks parem kui teine. 1977 USA president Jimmy Carter läks ajalukku, millega neutronpommi soosiva valitsusjuhiga, kes ütles, et neutronpomm on ju päris vastuvõetav värk, purustusjõud on väike, aga inimesed kärvavad kui kärbsed ja see ongi eesmärk.
1991 ÜRO Julgeolekunõukogu 5 alalist liiget teatasid Iraagi suursaadikule, et Bagdad peab kiiresti avalikustama oma tuumaprogrammi ulatuse ja et keeldumise korral ootavad Iraaki tõsised tagajärjed. Saddam Hussein andis korralduse otsida riigist tuumaprogrammi. Kuskil ta peab ju olema, kui ÜRO juba teab, et ta on sinna toodud, aga tema veel ju ei teadnud. 1988 aasta siin vahepeal, jah, Ainsaare eestvedamisel heisati Suure Munamäe torni Eesti lipp. Nii see oli, 88 aasta. 1994 Saksamaa konstitutsioonikohus leidis, et Saksa väed võivad küll osa võtta ÜRO sõjalistest missioonidest. Ikkagi liitlasväed kunagised ja miks ei võiks kampa lüüa. 2005. aastal jättis president Arnold Rüütel välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud e-valimisi puudutava seaduse ja tegi ettepaneku tunnistada see põhiseadusega vastuolus olevaks. Võiks visata veel natukene pilguga väljapoole. Eks igasuguseid pääsukesi siin lendab, üks jubedam kui teine. Norras on makstud juba üle 60 miljoni Norra krooni ehk ligi 8 miljonit eurot hüvitist seagripi vastase vaktsiini tõsiste kõrvalmõjude ohvritele. Hüvitist saanutest 50 olid haigestunud narkolepsiasse ja neist 45 olid lapsed ja noored. Norra tervishoiuministeerium arvab, et kompensatsiooni taotlejaid võib veel juurde tulla. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, pöörduks ühe salvestuse peale, mis on tehtud 22. juunil Nõmme raadio stuudios ja siin viibis Colombo College'i, Sri Lankal asub see audoktor, Valgetähe 5. klassi teenetemärgi kavaler, Taarausu vaimulik Adold Mossin. See salvestus on tehtud küll tükk aega tagasi, aga eks ta mõneti ajatu ole. Ma usun, et selle kuulamine pakub nii mõnelegi inimesele midagi. Head inimesed, täna on Nõmme raadio stuudiosse saabunud meie taarausuliste peahiislar Adold Mossin, sündinud 1919, nii et vaata, et aasta jagu veel vanem kui meie taastatud taarausuliste liikumine. Härra Mossin, kuidas te avastasite selle taarausu? Oi, seda võib tagasi minna juba 330 aastat tagasi, kui taaralased käisid Karl Robert Jakobsoni talus või selles maal või mis ta nüüd on siis muuseumis koos ja seda tuli teha vaatamata sellele tugevale keelule, et ei tohi koos käia. No taarausk, nii palju kui ma olen sellest aru saanud, tugineb rohkem looduse tunnetamisele ja oma koha mõistmisele kõiksuses. Aga selles on teil õigus, tähendab, see loodus on see kõige tähtsam ja seal on siis need juba muinasajast peale, kas või mütoloogiasse tagasi minna või ürgloostiku juurde, siis oleks juba, on kõik aeg olnud nii, et eestlased on loodusega sõpruses ja käsikäes elanud. Eestlased meie aladel, mis nüüd vabanesid, ütleme, 11 000 aastat enne meie aja arvamist alles jääst. No eestlased meie aladel on ka niisugused tegelased, et kuskilt nad ju tulid. Seega siis võiks ju oletada, et nad tõid taarausu kaasa, kui nad nii 10-12 000 aastat tagasi Pärnu jõe ääres esimest korda laagrisse lõid. Ja, aga see ei ole mitte esimest korda, vaid siis ütleme, et kui meil mingisugused tõendid ei ole, aga need
jutustused ja jutlused, nagu seda nimetati, mis on nüüd nagu kirjakeelest ära läinud, et ajab juttu üksinda, siis niisugune soolo. See on 120 000 aastat tagasi. Enne esimest jääaega me oleme kunagi siin olnud. Jääaeg sundis meid minema ära lõuna poole ja nagu rändlinnud tulid ka inimesed tagasi. Aga seal, nii ta on siis seal nii, et kui see siis uuesti see tagasitulek, kui see jää sulamine oli siin ja siis seal praeguses Rootsi Pillingeni voored, mis olid siis, ütleme, selle jää lõhkunud sisse, kui see siis jääpaisjärv, kui see siis, ütleme, pais lõhkes seal ja suurte vette siis Atlandi poole peale, siis tuli, vesi langes 55–70 meetrit. Siis tuli jälle, sellest ajast on siis ütleme, need hiielased või mis nimetavad meil suurem jagu inimesi on hiielased. Taralasi on millegi pärast on see jumalaste juurde minek on kuidagi sõitanud, aga ta on osaliselt ju õigus, see ei ole ju, see taar on päike tegelikult. See on see jumalus ja see on mitmetel rahvastel just sellest päikesest tulnud, kuigi seal on antud oma ette jutustus, oma nimed on nendel, 9000 aastat tagasi seal oli siis Frügias, praegu see Kreeka kohal, see oli juba seal oli sündinud 25. detsembril. Neitsis sündinud. See läheb käigus, aga Neitsis sündimine on Neitsi tähekogus, kui sealt läheb päike looja 23. ja ennem kui meie hakkame seda uuesti siis nägema sealt ja Kesk-Euroopas need riigid, siis tuleb välja, et see kestis 2 päeva. Ja päike takas uuesti üles tõusma. Ja seda peeti siis pahaks ja palvetati, tähendab, et saada, et tuleb päike tagasi ja sellest tehti niisugused suured liikumised, mis, ütleme, inimest on takistanud mõtlemast ja oma ürgsete juurde tagasi minemikust. Ürgsetest juurtest, nagu ma aru saan, olete teie aimu saanud ja jagate seda natukene ka just mingite suusõnaliste kunagiste pärimuste kaudu. Eks nad hiljem said kirja ka pandud, aga 120 000 aastat, see on väga pikk aeg. Aga seal ongi see asi, mis see 120 000, et Kesk-Soomes on leitud siin, kas oli 89 või 90, on leitud tulease, mis on 120 000 aastat vana. Aga sel ajal pidi see ala ju olema vaata, et lausa jää all või? Ei, see oli enne seda, enne kui see jääaeg. Enne seda veel. Need jääajad ju kestavad 120 000 aastat läbi segi ja neid on olnud ju 5 tükki seal Gröönimaalt või meil läbi võtta, kus on 4,5 kilomeetrit jääd ja jälle sulab. Ja eks see suur kanjon ole ka ju Ameerikas jääaja tulemus. See ongi nimi, jah. Müstiliselt pikad ajad, aga samas ametlik ajalugu tunnistab, et mõnisada aastat, võib-olla heakene küll, 1000 aastat, siis märgitakse ära, et Tallinn on olemas ja mingisugused suti vanemad pärimused veel käivad. Räägitakse kammkeraamikast, potikestest, aga kas siis kunagi ammu oli kultuur palju kõrgemal järjel ja tsivilisatsioon ja kõik? Tõesti tuleb ütelda, oli palju kõrgemal tasemel, kui see praegu on. Praegu on see kummardamine ju siis mammonale üle läinud. Eks jumalad tekivad ja muunduvad. Tekivad, aga tähendab, see on
siis taaraliselt või hiielastelt seda ütelda, see ei ole ju mingisuguse kujutavad, see on vaid tajutav üks vaim, tähendab, mis on siis olemas, kes siis oma 8 abilisega tahab õpetada inimesi, kuidas elada tuleb. Ja selleks on siis, ütleme, nagu need abilised siis sellel taaral on, need on siis Uku seal taevas ja maa siin ja siis igasugused sealt pane mõne lause oma Vanetooni surmariigis. Ja kõike, kuidas siis tuleb kohaneda inimestel, kas ta elab vee ääres või elab ta metsas või mägedes, siis on tal õpetus sealt nende poolt kaasas, kuidas loodusega tuleb käituda. Need on jah niisugused soovituslikud asjad, mis tõenäoliselt on ka moondunud ja deformeerunud ajas. Eks nimetusedki, aga kui kaugele ajalukku üldse inimene, kas või läbi nende pärimuste, millest te rääkisite, on võimeline vaatama? Sest ametliku ajaloo järgi seda on ikka nii kaduv vähe, et... See ongi see asi ametlik ja kui siis avastatakse midagi, see vaikitakse maha. Miks? See võtab leiva paljudel inimestel ära. Siis ei ole, mis meil vaja, ühtegi kirikut meil ei ole sõjaväge tarvis. Mis me selle rahaga siis teeme? No raha on jälle omaette niisugune arusaamiste mõõdupuu ja ega teda tegelikult nii palju ei olegi vaja, seda enam, et tekitatud on ta ju mitte millestki. Börsidel vahetatakse, mängitakse leppetrahvide peal, raha toodab raha ennast, aga maamuna on ju suletud ökosüsteem. Ta ei kannata seda kõike välja. No see ongi see asi, et see tehtakse selle loodusel elu ja sellega tapetakse inimene ka. Näiteks ütleme need mesilased ja see on nüüd peaaegu siis ametlikult juba välja uuritud, et see mürk, millega siis selles uues suures või suurekasvulises maisis on, see on mürgiline. Ja sellega on siis need miljonid neid mesilasi on surnud ja suremas ja see otsaga nüüd, et Ameerikas algas seal siis ja nüüd on siis juba, ütleme, Poolas samuti ka tänab, et on siin 1000 tarud on tühjaks jäänud. Eestisse ma ei ole veel kuulnud siin, kuigi meil üks oma hiislar on, kes Tartu Ülikooli õppejõud endine, kes nüüd kasvatab või ütleme, siis peab mesilasi. Ta on ka vähendanud neid lihtsalt, et vanuse pärast ütleme, et see on ikka päevatöö juba, kui sul 9 taru on. Aga tema ei ole mitte märganud siis, et tema sellest ära. Et temal mesilastega oleks midagi juhtunud. Aga kui teil on teisi teadmisi, et tähendab... Ja Lõuna-Eestis. Lõuna-Eestis see on Poolale lähemal. Võib-olla küll, jah. Kus kohast neid muistendeid lihtsurelik kätte võiks saada, mida räägitakse siis väga vanadest aegadest, meie mõistes siis peaaegu et eelajaloolisest ajast? Ja seda on nüüd võimalik ju kätte saada, et selle viimase... selle 20 aasta jooksul või õieti sealt 1996, siis oli ju jälle võimalus, ütleme 91 jälle hakata rääkima sellest, kuna varem ei olnud seal, ütleme, et see väike tõlet, mis kaelas oli nagu ütleme kokku ja märgina, selle eest sai juba 5 aastat asumisele saatmist ja see oli niivõrd, no te tunnete ju paremini seda Vene aega siin tänab, et seal olid paragrafid, kus ikka inimesed saadeti ära, kes hakkasid oma peaga mõtlema. Jah, midagi oli tõepoolest, kuigi nagu neetud, mul on Vene ajast jäänud hoopis teissugused muljed, kui päris paljud püüavad selgeks teha.
kõik need kenad jutud, mida väliseestlased või väliseestlaste järeltulijad räägivad, kuidas KGB käitus ja kuidas kirikute juures luurati ja teate, see on minust suuresti mööda läinud. Ilmselt ma olen nii ohmu, et ei osanud kõike seda märgata. Kas sa ei ole märganud ka või kas ise võtate näiteks kuusetuppa jõuluajal? Viimasel ajal enam mitte, aga nõukogude ajal jah, see oli kohe niisugune komme, et kindlasti ja paar päeva enne jõulusid tulid kuused ju ka vabalt müügile, tõsi, mitte liiga vara, mitte nagu siin sõber mul naeris ta nagu humorist, et juba oktoobrikuus hakkab pihta, et kõik kurad kirikusse rahu ja vaikuse pühad tulevad, niisugune osta seda, osta teist. Meil on praegu natukene asi läinud nii hulluks, et võib-olla ongi kasulik öelda, et kuusepoest pandi ka vangi, kuigi ei tea ma. Oli isegi, see on ametlikult nüüd teada, see on Rootsi arhiividest olen ma välja võtnud seda, et see oli rohkem kui nüüd, et 250 aastat tagasi tuli uus seadus paavsti poolt välja antud, mis siin rakendati, et see kuusetuppa toomine on paganate komme ja see tuleb takistada ja sellele tehti siis surmanuhtlus kuusetuppa toojatele. See ei aidanud ka, inimesed tõid ikka ja ikkagi tõid ära. Ma olen otsinud, et kas on mõni surmanuhtlus ka täide viidud, aga ma ei ole mitte nende inimestega, kes selle lähiajalooga siis uurivad, et nemad oleks ka kusagilt arhiividest leidnud, et oleks see karistus täide viidud. Otseselt kuulda pole olnud jah. Muidugi eks see jõulude tähistamine, kuusk, jõuluvana, Jeesus, kõik ühte patta pandud, see on nagu jänes, värvitud munad, ka sobimatud asjad, kohe nagu tundub, et erinevatest aegadest pärit vidinad. Need on kõik selle pealt, et need on inimesele on see asi, mida on hakanud tegema ja talle meeldib see asi, seal kas või mune värvida või siis kuusetuppa toomine oli ju tegelikult sellest, et sellises ehitustest, kui see oli nüüd ütleme 300, 400, 500 aastat, kus suurem jagu neid talurahvast elas, see oli nii umbne ja see oli niivõrd väike ja pered olid suured kõvad ja kui sa tood siis selle kuusetuppa, see oli juba teise lõhnada teisele tuppa ja sellega oli nüüd ütleme tervislikum, kui ta oli leiutatud sealt. Aga samaaegselt on ju ka tähendab, et kui siis päev hakkas pikenema, see oli valguse tulek ja seda pühitseti. Ja seda pühitseti isegi sellest, et kuude järgi on aasta lühem. See aeg tähendab siis, oligi see puhkuse aeg siis, kuude ja päikesekuude kokku saamine. See oli siis nagu üldse üks suur püha, siis kui päike hakkas jälle heledamaks minema, seda pühitseti. Tihtipeale räägitakse, kui kuskilt leitakse mõni vana maja vundament, ütleme 1000 või paar tuhat aastat vana ja seal on üks suurem ruum, siis kohe keegi tuleb ja oletab, et seal suures ruumis käis koos just varakristlik kogudus ja nemad palusid seal Jumalat. Leitakse, ütleme, ära põlenud paadijäänused. Kindlasti pandi see Jumala auks põlema. Kust teie arvates inimesele see niisugune imelik Jumal pähe lõi? Et muudkui palu, muudkui ohverda, räägitakse ju, et indiaanlased vaata, et üle päeva tapsid noori naisi, noori poisse, kõik selleks, et Jumalal oleks hea meel, rebisid südameid rinnust ja nii edasi. Ma kardan, et niisugune massi tapmine nagu ei süvenda inimese armastust Jumala vastu või... See ongi see asi, tähendab, mis ikka nüüd, et see alati tuleb peale, tähendab, meile ei ole antud midagi paremat nende vallutajate poolt.
ja kui ma oleks saanud ikka ise valitseda, siis ma oleks meil hoopis teisel tasemel olnud. Me võtame praegu sellised taaralaste ja hiielaste mõtlemisviis on 50 aastat meie ajast ees. Ega see ei ole välistatud. Jah, see on just sellest, et see oli nagu ütleme föderalismi katsuti sisse viia. See, ma olen ise siis ka selle föderalistide partei liige ja olen isegi Austria parlamendi Euroopa partei abiesimees. No see on jah, niisugune jälle üks keerulisem ja kaugem asi. Jah, aga see on ka seal, aga seda föderalismi kasutatakse ka ära, aga seal tulevad samuti, nagu nüüd siin ristiusu juures on siis need väiksed need kõrvalharud, kes võtavad ühe killu kusagilt piiblist ja selle järgi hakkavad tegema elama ja seda vaese inimese käest võtma selle viimase penni ära veel seal. Taaralastel ei ole kunagi üldse ohverdamist ei tunta. On asemel aga tõiv, mis on ära kadunud, ei ole entsüklopeedias ka nüüd enam seda õiguskeeles sõnaraamatus ei ole seda nime sees. Vilgub vahest Lõuna-Eesti toovutus. Siis kui inimene oli looduselt midagi saanud ja hästi oli, siis ta tõi kellegi üks. No ütleme, ta andis ühele nupukale, nutikale tüdrukule poisile võimaluse, kooliraha maksid ära ja tulid siis ütleme nii sellest meie selle raske orjuse ajal tulid välja ikkagi need targemad pead, kes õppisid selle valutaja keele ära ja oskas selle käest nõuda ja oskas teada. Ja seda on kõik ilmunud nüüd umbes üle 2000 lehekülje, on 20 numbrit, on hiit. Hiit ilmus vabariigi ajal 4 tükki. Siin tõleti üksus mausulistega koos minu tähendab siis juhatuse järgi, siis, et ma olen rohkem tuntud ja et siis oli nüüd jälle tagasi teha ja uuesti registreerida. Kõik hiied tuli uuesti registreerida. Ja sinna tuli juurde panna kogudus, millest maausulised kangesti öeldid. Meie selle hiielased on leplikumad, kui seadus on olemas. Meie katsume siis seadust muuta, et seda niiviisi teha, mitte tähendab, et hakata mässama ja nõudma seal oma soovi järgi ühte ja teist veed. Me nõuame ka tähendab, et pööripäevad näiteks tuleks pühadeks, mis oleks täitsa ütleme riigipühad. See viib inimese kohe loodusega käsikergest, et siis mida pöörsub. Muidu see nüüd ülehomme on pööripäev ja kui see juhtub mingisuguse tööpäevale, siis on raske kokku saada inimesi kõiki, kes võtaksid ennast vabaks töölt ja tuleksid sel päeval. See aasta on ta nüüd kukub siis reedesele päevale, see siis on võimalik ja praegu võite tulla vaatama ja kuulama, tähendab, kuidas meil siis läheb Tallinnasse käib, ei ole mitte palju välja sõita, siin 44 kilomeetri posti peal kohe sisse keerata, esimene on Mäehiis. Mis maanteed mööda see on nüüd? Tartu maanteed mööda Tallinnast. 44 kilomeetrit ja parem. Kose, Sõmeru külas. Ja paremat kätt nii kui sellest märgist mööda minnes ja seal elab siis üks meie, mis ma nimetasin siin varem, siis Tartu Ülikooli õppejõud, kes on siis nüüd pensionil ja tema hea meelega siis näitab ja sealt näeb ka ühte esimest haruldast tarkade koda, mis on
loaga tehtud. Luba on antud 115 sentimeetri kõrguse selle tarkade koja ehitamiseks. No kuidas me saame sinna need targad sisse siis, kui see niivõrd väike on. Aga see on siis, nüüd on see iis, mis lammutati siin Nõukogude ajal Vändras, see on maatasa tehtud, aga sealt on toodud nende hiiekivid ja on selle fundamendiks on siis tehtud ja siis on mesilased kokku kandnud selle rahades, mis on tema see üks mees ainult, Hillar Selmet, kes selle on siis nüüd ütlema hakkama saanud. Ta ei tahtnud, et keegi midagi seal teised tööd, et me teeme tavaliselt mükketööd, me võime väga palju tööd nende talgutega. Meil ei ole mingisugust tulumaksu ka ei ole või tulumaksu või ütleme liikmemaksu. No jah. Ainukene maks või kui seda võiks maksuks nimetada, tähendab siis on, kui selle lehe täitmisel, et inimene kirjutab, et ta tahab astuda selle või selle hiie liikmeks või keskhiie liikmeks, kus on üksikud inimesed elavad, siis nemad on nagu ütleme kogunenud siis keskhiie alla. Ja siis on see kulutus on siis 2 kirjamärki. Üks, mis ta ise saadab selle kirja ja teine teatatakse talle, et ta on vastu võetud. Et tavaliselt on ka kas peab 2 inimest tõendama, tähendab, et see ei ole mitte nüüd, ütleme siis Eesti riigi vastu pahandusi teinud ja nüüd on siis kõrgete kohtade peal edasi vistuda, kuigi ma olen neid saanud kõrvaldada ikkagi päris paljusid, et vabatahtlikult lahkuksid Riigikogust. Nad on seda teinud ka. Koguni. Nii vägevalt. Üks mees, kes seda ei teinud, oli, võiks ütelda, et kohe ütelda, et suli. Siin hävitati ju nagu teada Eestis kõik mitte lubatud raamatud. Isegi hiie numbrid, mis ma ütlesin 5 aastat karistati seal siis sunnitööga. Isegi selle omamisel ja need siis raiepakkudel löödi kirvestega, tähendab siis need ära neist, nagu ka teiste raamatutel. Olenes sellest ka tähendab, et kuidas need muuseumi juhatajad olid seal, et paljudest raamatudest on tehtud tähendab mustaga üle tõmmatud, et on lugematud. Aga on neid mõistliku inimesi, kes sel ajal tegid väikse sirge kriipsu ainult peal, et sa võib lugeda seda edasi. See näitas seda eestlaste leidlikkust, kuidas sarnastes olukorrast tuleb käsitleda. No see on jälle üks niisugune asi, mis kuidagi pidi informatsiooni mõttes on minust mööda läinud. Jah, ma olen kuulnud vihjeid, et nii tehti. Ma tean isegi, sellest ei olegi väga palju aega möödas, kui raamatukogusid hakati vabastama Nõukogude ajal välja antud kirjandusest ja siin olid mitmed raamatukogud kohe päris hädas, et tehniline kirjandus ja niisugune asi kõik välja, sest see on Vene ajal välja antud ja see ei kõlba. Ai, see on asi, tähendab, et see ka tähendab ära. Me oleme isegi teinud mitte ainult et raamatud, et neid hävitada, vaid need on vajalikud meil. Ja see me oleks täpselt samasugused kui need meie vallutajad või okupeerijad või kuidas me neid kutsume. See keelud ja käestajad, meil peab nii palju mõistust olema, mis on teaduslik asi ja mis on tehtud, võiks siis olla kas seal siis ette propaganda, mis on vahele pandud, seda võib ju oskab eestlane üle sellest. No vähemalt oskas. Minna ja oskas. Kas enam ei oska? No vaadates natukene ringi, teatavad kahtlused on tekkinud.
Ikka ütle hästi otse ja ütle 3 korda järjest, siis näita selle asja pilti ka, umbes nagu vanemad inimesed kirjeldavad, et saksa nali oli niisugune, et iga asi öeldi ikka mitu korda üle ja näidati pilti juurde. Jah, aga kui ma tagasi tulen selle Suli juurde, tähendab rahulikult seda ütelda, tähendab raamatute peale läksime üle, tähendab, et hävitadi neid. Ja nüüd ütleme siis, mis olid ilmunud ja mis minul oli olemas ja kui me siin ütleme 50 aastat tagasi, 53 aastat tagasi abielludes, see on siis Heliloo ja Werner Nerepi tütrega ja siis temal olid kõik need raamatud olemas ja minul olid raamatud olemas. Ja siis oli see kirjandusmuuseum, oli siis Rootsis ja ma ütlesin nende välja, et võtke siit ära, tähendab, mis teil puudub, meil on seal 2. Ja siis muuseumi juhataja Rutt Henrikus otsis välja kõik need ära, tähendab, neid oli siis 65 raamatut. Nende hulgas oli Ilmar Laabani luuletused Sofis Selaviste, mis ei ole veel praegu ka nüüd ütleme veel nii, ütleme toakõlbulikuks muutunud. Et see oli niivõrd pisikene, et pangu see rahakoti ja ülejäänud andis ta siis selle Eesti saatkonna kätte ja seal olid need endised tuusad seal sees ja kirjandusmuuseumil ei tulnud ühte raamatut. Ta müüs need raamatud kõik sealt ära ja ütles kõige aeg, kui me kokku saime, ütles ta ikka, mul on just see kõik on, mul on kiri olemas juba, tähendab, et ma toon seda, aga mul nii järsku sõitsin siia Rootsi, tähendab, et ma ei saanud käsida. Teine kord olid, jah, see oli laua peal seal, aga niisuguse suure kiirusega tähendab see võtta. Ja siis tuleb mulle järsku üks kiri siis selle Rutt Hindrikuse poolt, et see mees tuleb tema juurde ja nõuab tema käest allkirja, et ta on need raamatud vastu võtnud. Rutt Hindrikus oli kange Eesti naine ja ütles seda ma ei saa teha ja saatis mulle kirja, tähendab, et siis on ära. Siis too mees võttis välja ja tähendab siis ütles tähendab, et jah, kui see nüüd juhtus niisugused, aga nüüd hakkame siis Eestit üles ehitama ja siis ära ütleme. Ja mõtlesin, et kui ta toob need tagasi ja sinna, mis puuduvad. Ma olen täitnud sealt sellest nii ülikooli raamatukogu kui ka selle, et kõik raamatud on olemas, et kätte saadavad. On isegi niisugust asja, mis siin Eestis oli keelatud, aga Moskvas oli lubatud näiteks akupunktuur. Seega siis Eestis keegi püüdlik keelas ära, et Moskvale meeldida või kuidas? Aga Moskva lubas akupunktuuri kasutada ja õpetada. Ja need raamatud siis inglise keeles tähendab siis mul üks sõber, seal üks professor tuleb, kes on need raamatud kirjutanud ja siis need ma kinkisin siis ära ja esimene eestlane tegi omal eksami Moskvas. Seal oli lubatud teha. Ja ta tahtis siis, ütleme, seda raamatut tagasi saada, ma ütlesin, et andku see tähendab ülikooli raamatukogule ja ta tegi seda ka. Aga need teised raamatud siis läksidki? Teised raamatud läksid ja on praeguseni kadunud, aga ma olen saanud nii palju nüüd, ütleme, sealt inimeste käest, kes on, ütleme, vanemad eestlased ja nendel pärijaid ei ole seal. Ma olen kõik korjanud need ja toonud raamatukogudele. Inimesed on lihtsalt teinud seda, tahaksid, et läheb ja kõigepealt ma viin need raamatud siis kirjandusmuuseumile ja siis Tartu Ülikooli raamatukogule. Ja kui nendel need olemas on, siis on need inimesed palunud, et viia need raamatud, mis nendel seal juba on,
tema sünnikohta sellele raamatukogule, kas siis Rakveres või Otepääle või kus siis kus inimene tööl oli. Nii et need paljud raamatud on niimoodi, mis oli keelatud sel ajal ja on siia tagasi tulnud Eestisse aga mis praegu ilmunud on, seda nüüd puhtalt seda taravusest kirjandust on, siis umbes 2000 lehekülge, 20 hiievihku on sellest ilmunud, 800 lehekülge ma lubasin teha ja oli inimesi, kes maksid selle trüki musta raha, paberiraha. Töö eest me raha ei võta, seda me võtame oma tööga, teeme ja elame sellest, aga mitte sellest tähendab, et me saame rikkaks veel, et seda teha, nii et talgud on meil tavalised nähtused. Maailmavaatena kõlab see kohe väga veenvalt, sest see ei võta kelleltki midagi ära, pigem annab kellelegi midagi juurde. Aga nüüd, vaat need usu küsimused. Ma ei oska selles suhtes võtta mingit seisukohta. Mina ei võtagi seda. Iga selles raamatus on öeldud seal, et Taara usk, maailmavaateline filosoofia võiks ütelda seda, aga võib öelda ka mõtteteadus, aga see on, nagu ei kataks seda, seal on siis, et on siis öeldud sealt, et see on maailmavaateline filosoofia. Sellest nagu siis oluliselt midagi ei teata, samas kui nüüd meelde tuletada, sellest on vast mõned päevad möödas, kui Taara ja Maausuliste koda sai vist 100 eurot trahvi selle eest, et oktoobrikuus 2 pisikest lõket üles tehti. Järelikult on mingisugused kombetalitused ikka ju olemas. Äkki te valgustate natuke selle koha pealt ka? See on selge, tähendab, et need maausulised tahavad seda teha nii, et nii nagu seda tehti sealt nüüd ütleme, et 50 või 100 aastat tagasi või niimoodi, et hoida seda. Aga areng on läinud niivõrd kaugele, tähendab, et ei saa. Metsapõlemised on tekkinud, majad on põlema läinud, kui aga tuld teha. No selle taga on ka väga palju inimlikku lollus. Soomes on samuti teada, aga lubatakse teha, aga lubatakse vee peale. Jaani tuli tehtakse vee peale, selle pööripäeva tuli tehtakse vee peale. Nii kaugele sealt ja seal ta on, et seda saab hoida ja see hoiab ära pahandusi ja... Aga mida nendest Taara usuga seotud rituaalidest teada on? Teada on nad kõik, mis on tehtud ja need on siis, ütleme, arenedes koos inimese arenguga muutuvad ka need. Meil ei ole, nagu ma nimetasin, et me oleme 50 aastat ajast ees. Jah. Aga samas te ütlesite, et Eesti aladel ei ole nagu seda inimest, ei ole ohverdamist nagu eriti olnud, kui nüüd meelde tuletada, kõik kohad on ohvrikive täis ju. Aga kes selle nime pani siis ohvrikivi? Ei tea, aga sellest on raua ja hakul, seal on see termin veel Rooma rauaaeg, siis hakati kivide sisse millegi pärast uuristama neid ümargusi aukusid, mida tehti, miks see oli see, mis sa tulid, et see uri tuli tehti kivi peale, et ta mitte juba siis ta võib öelda, et kivi peale, et siis ei juhtunud õnnetusi, tähendab, ta maa ei läinud ega juurde või soo ei läinud põlema või ükskõik, kuidas tal oli. See oli ettevaatus, tundemärk tähendab. Me oleme ajaga praegu seal nii kaugel tähendab, et me hoiame nendest pahandustest kõrvale. Aga et seda teha nii, nagu nüüd ütleme seal siis, et nad maausulised teevad, et seda nii kinni hammastega hoida sellest, et nii tehti vanasti. Nad ohverdavad isegi verega. Ja seda ei ole Taara usus ega iielaste juures kunagi olnud. Aga see peab olema mingisugune imeline mõtteviis. Seal ongi, see tuleb sisse see tõiv, mida nad siis võivad ütelda tähendab, et nagu see ohver. Aga ei olegi, et ma toon sulle oma käega, ära võta väega.
seda öeldi, tähendab siis niiviisi vastu, tähendab, et kui nende käest nõuti nüüd ütleme siis maksusid seal, kirikumaksusid ja matusemaksusid ja meil ei ole üldse tähendab, kui palju nad ütleme, ma neid aralasi olen siis nii välismaal kui ka siin, ütleme siis Viimsele teele seal saatnud. Ei ole seal kunagi tähendab, et oleks maksu selle pealt või sealt võtta. Aga kas siis taaralastel on oma matuse kombed? Jah, on oma kombed ja need on küll sealt. Aga praegu on nüüd kalmistud nii suureks läinud, et neid natukene jälle tuli muuta tähendab. Seal oli alguses, ütleme, mis erinevus on siis, et kui siis see, mis siis see kirstupanek ja see on siis, ütleme, see tavaline siis asi, aga siis, kui siis selle kalmistu päravasse jõudes, nüüd on nad nii suured, tähendab, et ei saa seal seisis, tähendab, et on siis 7 korda 9 sammu sellest haua platsist eemal jäävad kõik saatjad seisma. Sinna läheb ainult üks lähem sugulane ja mehed, kes teile valmis tehtud auto lasevad ja teevad selle puusokstega ja küünaldega ja Millest niisugune 7 korda 9? No see on siis nagu ütleme kaugus sellest, et hauast jääb eemale nii palju. Aga mõõt ise see kaugus, kust on pärit? Seda et inimesed ei näe, tähendab, et see siis visatakse nüüd mulla sisse sinna ja siis ära tähendab. Kui siis inimesed, kes saatjad on, tulevad nii kaugel, ootavad, tähendab, kuni seal teatatakse, et see... Aga need arvud just 7 ja 9? Ja, et selles ei ole midagi tähendab, et see 7 oleks mingisugune eriline arvud, aga et on mingisugune määr on tehtud 7 ja 9 tähendab, et oleks olnud liiga lähedalt, et see oleks võinud ikka ka näha tähendab, võib-olla puude vahelt ei oleks paistnud, aga liiga lähedalt, et siin 7 korda 9 või 7 korda 7 või mida nii, et see tähendab kuulde kaugust, et ei ole selle mulla siis heitmine sinna siis selle kirstu peale ja kõik, et see kuulda oleks. Aga muusika on kõik aeg, tähendab siis selle juures, tähendab see on. No selle muusikaga on ka omaette küsimusi. Näiteks ma arvan, et Aafrikas neegrid põristasid öösel lõkke ääres trummi sellepärast, et kui oleks vaikus, siis hiiliks vaikselt kiskja ligi ja sööks mõne neegri ära. Sellepärast muudkui põristati. Korraga, ega sellest väga palju ei olegi aega möödas, 40 aastat vast, hakati Eestis ka taguma šamaani trummi ja kõva häälega hõiskama igasuguseid sõnumeid. Ja tehti ka siukest nägu, et nüüd mina olen kohe väga kõrge vaimuga kontaktis või kui praegu ei ole, siis lähen koju ja olen seal. Ja vaat see ongi see, mis... Olete Vigalas asi juures või? Ei ole temaga kokku ka puutunud, pilte olen näinud, aga seda tehti mujal ka ju, see trummi löömine oli vahepeal kohe päris maania, aga ma nüüd ei saa aru, mida ma selle juures peaksin uskuma. Ma võin ju taguda trummi, teha korduvat liigutus, pöörata silmad pahempidi ja mõelda, et vaat nüüd tuleb kõiksuse vaim või kosmiline signaal või ma ei tea, 9. tasandilt mingi sutsakas tagumiku ja ma olen teine inimene, aga ei hakka nagu külge see kõik. Aga ei saagi hakata, kui inimene on oma peaga mõtlev inimene. Tähendab, ma siis nagu teie meelest aimasin ära, et tegemist rohkem on nagu teatriga, mitte siis... See ongi, see on ikka laen teistelt rahvastelt ja nüüd ütelda seal siis neegrite juurest või indiaanlaste juurest, et kus võtta, tähendab, et seal siis ilmutadi paha vaimut, et inimene see surnu vaim ei tule mitte pahandama, tähendab, et nagu eemale peletada seda. Et te ütlesite juba surnu vaim, kuidas käsitlevad taarausulised surma ja seda, mida nimetatakse teispoolsuseks või vaimud, värgid?
ja see vaimud ja värgid, tähendab, see on, et see ei jää mitte ju inimesest, kes on oma panuse andnud siia sellest oma eluajal, et viia seda kultuuri või üldse teadmisi ja kõike siis edasi viia ja arendada neid, see jääb järele. See on tema vaim, mis annab seda. See ei ole, et helilooja... Et niimoodi pimedas teda kuskil koridori peale ei kohta. Seda ta küll ei tea. Mälestus tema tegudest, jah? Mälestus tema tegudest ja headest tegudest, mis jääb püsima, tähendab see just seal juures. See tundub jah, tükk maad sümpaatsema ja arusaavana no, kui... Kati Mõrutar kirjutas ka ju seda ühe artikli siin kunagi, et see on nii lihtne ja arusaadav kõik. Aga maaosulist juures on natukene teisiti, tähendab, see on nagu nüüd need väiksed palvemajad, mis on tekkinud seal siis selle kiriku või ütleme siis eeskujul paavsti või siis isegi. Ja, siin oli ju siis vene preester, et isegi tähendab oli omal ajal ka tähendab siis isegi Soome vabatahtlikuna Soomes. Martin Juhkam, tema peremees oli Moskvas. Teised on Kreeka katoliikologsed või sealt Kreeka ja vene usk. See oli vene usk. Siis ta hüppas ka üles mingisugust venelast, et see on apostliku õige usk. Aga tema peremees seda ei tahtnud ütelda, et see oli Moskvas. Aga teised, kellel oli siis, ütleme, Kreekas, seal siis piiskop tähendab, need kiitsid heaks tähendab siis selle tavalisust teed ja et samasugune usk võib olla, tähendab, miks ei ole ainult see vahe tähendab, et me ei võta raha usu eest. Kui see läheb raha tegemiseks, siis ei ole see enam usk. Eks see natukene müstiline ole. Praegu on ju kõik ainult rahale tuginevgi ja kirik jätab mulje, et ta on üks hiiglaslik kinnisvarahaldur. Alles hiljaaegu siin meiegi võimud otsustasid, et kirikule tuleb tema varasid tagastada, kompenseerida ja nii edasi, et Petseri anname ära, anname siis raha peale ka veel, et siis oleks veel toredam. Aga see kuidagi pidi on nagu surnud suund kõik. Tundub, et vaadake, meil näiteks on igasugused kultuurkapitalid. Kui raha ei ole, siis kultuuri ei saa. Jällegi mu jaoks natukene arusaamatu, miks peab mõnele poiskesele, kes arvuti taga ennast kratsib maksma raha selle eest, et ta nüüd projektipõhiselt mingisuguse kultuuri ära trükiks ja keegi selle avaldaks ja mitte keegi seda lugeda ei tahaks. See on mõttetu. Seega siis me peaksime hakkama selle sama Taara usu sees kuidagi pidi arendama kainet mõistust, mis kasutaks raha ainult äärmisel juhul ja tegeleks rohkem oma sisemise energia valamisega töösse ja tulemustesse. Ja. Oligi üks juhustel, kus seal praegu üks maausuline, kellele ma siis andsin, ta küsis nõus ja tähendab, et mis oleks kirjalikult mingisugused andmed ja juba siis selle nõukogude ajal. Kuna ma saatsin ka õhupallidega siia tähendab siis kirjandust ja omamoodi keelatud tegevus seal üle 50 aasta tagasi. Ja jõudis kohale ka? Jõudis kohale ka. Vahest läks küll, et siis lätlaste poolt, et nad tõid venelikult. See on näiteks Aleksander Kaela, see Estland, saksakeelne väljaande, ja siis tõid Eestisse nendel, et seal olid need lehed ja kirjanduse juures, tähendab, et minu poolt välja antavad eestikeelsed lehed ja need, kui langesid sinna kõrvale, siis sealt toimetati need ka siis ilusasti Eestile neid lätlaste poolt üle, koostöö oli päris hea. Päris müstiline värk. Aga sellest ei kirjutada ükski
leht ei võta seda sisse, tähendab, ma mõtlesin, tähendab, et nüüd tuli ka, et oleks välis-Eesti siis ajakirjad kuidagi teatanud sellest mida, et ei, kirik on seal istub seal nagu punn pudeli ees, nagu ma sellest viimasest kirjast, mis ma teilt sain, seal sees ja nad ei lase seda läbi. Võtavad ära, tähendab, mitte mida, tähendab, et sellest oli. Nüüd on esimest korda üle 50 aasta võtsid vastu Eeru Nõmme minu selle 90-aastase sünnipäevaks 4 aastat tagasi. Võtsid esimest korda siis minu nime oma siis sellesse lehte sisse. Aga sama aegselt toppisid, mis kiriku üks kabel on leitud, üks ruum on välja kaemasel leitud, see peab olema üks vana kirik, kuidas ristiusk on juba enne ordud siin liikunud ja seisnud ja niisugused artiklid on juurde, et nagu seda siis vähendada ka. Aga et nii palju siis igatahes tehtud, et nad ingitsevad ise ka tähendab, et nad riigi toetust ei saa, kui see alla 2000 eksemplari läheb. Ja nüüd oli nendel viimases lehes oli, et 9 kuud tellimist veel puudub ennem siis, et nad selle saaks edasi. No ma tegin ise ka tähendab, kes tellis seda lehed, eelmisel aastal oli siis ka samasugune 2 aastat tagasi. Siis oli samasugune olukord, et 300 inimest puudus seal, et saada seda riiklikku toetust Rootsi riigilt. Ja no eks see olukord ole keeruline. Ükskõik millega tegu on, see on võimalik hävitada raha, võla, ei tea millega. Ja ilma nagu ei saakski elada, ometigi kunagi, nagu ma aru saan, elati ka ilma rahata. Kas taarausulised palvetavad ka? Üks palvetust otseselt ei ole mitte, tähendab, see on just, et meil on siis tõib või toovutus Lõuna-Eestis, et kui sealt on midagi saanud, tähendab, et siis annab ta millegiks. Mis on kas kultuuri jaoks või mida, et tal on hästi läinud ja põllul on hästi vili kasvanud ja siis... No et ei läheks raisku, siis antakse kellelegi teisele. Ja et tänu täheks sellest ka tähendab, et see on sul rohkem tähendab, kui ta ise tarvitab ja siis see läheb kultuurile. No kõige lihtsam näide siin juures, kui inimesed, head kuulajad, kui keegi sellest aru ei saa, et kui kellelgi on midagi palju, et siis oleks nagu kasulik ära anda, võiks olla see sama raha. Kujutage nüüd endale ette, et te võidate, ütleme 10 miljonit eurot. Kui te seda kellegagi ei jaga, siis kardetavasti vähemalt 9 miljonit eurot sööb inflatsiooni koi ära nii, et vaht suunurgas ja mitte midagi sellest ei tule. Suur energia läheb lihtsalt raisku. Jaa, nii suurt summat ma võitnud ei ole küll, aga 1,6 miljonit Rootsi krooni sain ma küll. Ja selle ma paigutasin tähendab, et siis teha nendest Siberist tagasi tulnutele, nende järglastele natukene elu kergemaks ja nendel vanadel veel, kes nüüd elavad ja ise seal on siis nendest surmalagritest need aastad läbi teinud, kui peale mõtelda, et ise ka samasuguseks. Laagris vintsutada sain vanglates ja kavekeldris. Et tean, mismoodi see on nendele inimestele mõjunud ja et nendel seda elu kergemaks teha. Ma hakkasin lihtsalt ehitama seal Ilmjärvel haiglat või tervisekoda või mida tähendab siis. Ja sain selle nii kaugele tähendab, see on ilusalt raudkivi vundamendil tehtud ja siis on korralikult seinade sirged tehtud mitte nõukogude ajal, vaid ütleme, et Eesti ajad ja meistrite poolt ja sellest, aga just see inflatsioon, mis pärast see raha kadus ära, tähendab siis selle maa ostmiseks ja siis selle ehitamiseks, siis ma pöördusin
valitsuse poole, et ma saaks laenu nende käest. Sama aegselt ma esitasin Vene tuumale ja Putinile siis selle Medvedjevile ka veel see oli sel ajal siis president seal. Kirja tähendab, et ma nõuan kahjutasu selle taaralaste, mis nad ei tapetud ja nende parandus ja nende surnud, et neid tagasi ei saa, tähendab, et ma saaks lõpuni viia seda ehitust. Ja siis valitsusele pakkusin seda, tähendab, et siis kui see raha on siis välja nõutud ja saadud, tähendab, siis maksame selle tagasi. Aga et see oleks seda vajalik nüüd, tähendab, sest meie aastad lähevad ja inimesed surevad ja ma olen seda siiski teinud ka, tähendab, et seal Kesk-Kiies, mis on praegu seal siis, ütleme, 35 inimest saab ära toita seal ja siis olla, et on seal sees. Nüüd tegid siis veel tule otsa selle, tõmbasid sildid maha, ükski leht vastu ei võtta, tähendab seda, tähendab, kus see on tehtud, tähendab. Politsei ütleb, tähendab, see on huligaanid, kes seda teevad. No need huligaanid on meie Eesti Vabariigi kodanikud, kes enamalt jaolt on täitnud ka oma kohustuse sõjaväeteenistuse näol riigi ees. See on jälle üks asi, mis paneb mind imestama. Meil on oma riik ja statistika järgi 62% ühele küsitlusele vastanutest tahab 2 kodakondsust, mis näitab, et üle poole inimesi kahtleb ju Eesti riigi mõttes üldse, kui nad tahavad enesekaitseks või oma majanduslikest huvidest lähtudes võtta teist kodakondsust. Niisuguses olukorras, kui ma oleksin selle riigi juht, ma ei tea, väga raske oleks otsustada, mida teha. Kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis on lastekaitseorganisatsioon, siis ma mõtleksin ikka küll, et mis kurat siin lahti on, kes ohustab Eesti Vabariigis Eesti lapsi. Jälle nagu loomuvastane, ometigi see on olemas. Meil on põhimõtteliselt riik, mis tegeleb riigivastase tegevusega. Bravo! See on just see asi, mis on seal, et kui vastuse sain siis Välisministeeriumilt, et see ei ole nende ala, see ei kuulu nende ülesannetesse, mis seal on siis. Ma olen ise seda Eesti aegset juurat õppinud 8 aastat, mis tavaliselt oli siin 5 aastaga, et aga õhtustel siis loengutel siis seda tean ja kirjutan nendele siis isegi seaduse punktid ette, mille taval on ja kui ütleme, see valesti läheb, tähendab, siis lükkan nad sedasi. Riigikogu ei ole kätte saanud, et saadan kinnitatud kirjaga. Ei ole seal mitte mis vastu. Annan 3 delegatsioonile, kes on Riigikogu liikmed, annan kätte kirja, tähendab, et viia sealt ära ja küsin sealt ühte ja teist asja, mis peaks tegema, tähendab, et näiteks, et meil ei ole kirikute all, tähendab, siis maa on maksuvaba. Aga et meil ei ole mitte seda, et me tahaksime, et hiie all oleva rahast ka maksuvad. Vastust ei saa nendasi. Ja siis, aga raha oli anda, mina küsisin 62 miljonit Eesti krooni siis. Ja et oleks kalkulatsioon oli tehtud, et saaks sisustuse siis sellele tervisekojale ka siis valmis teha ja siis aknad ja siis torustikud ja siis kõik, mis seal siis vaja oli. Aga sama ajal kinnitati seal 115 miljonit see Peterburi Jani, mitte Jaani, vaid Jani kiriku restaureerimiseks. No siin me puutume jälle kokku poliitikaga, sellepärast et salamisi aetakse ju Venemaaga väga tihedalt asju ja enam-vähem võiks ju eeldada, et valmistatakse
Euroopa Liidu ja Venemaa ühinemislepingut, et kuidas see toimuma hakkab, eks seda Eesti piiri ei ole ka selleks vaja, et fikseerida ära Euroopa Liidu välispiir ja teha sinna Venemaa tarvis siis ukseaugud, kust kaudu hakatakse käima. Aga ongi niisuguse juhtunud. Ma näitasin nendele teispoole selle Peipsi järve, et ühe venelase talu on seal vastu seda, ja see kuulub siis Venemaale, uus piir tuleb selle, et sõita sealt siis ütleme sinna Petseri poole sealt ära, Petseri linn võeti ära, seal küüditatakse inimesed ära, Eesti riik ei ütle mitte mida tänab. Komissar või kuidas ta nimetus seal on, siis kes ütlevad, et need eestlased, kes jäid sinna Venemaale, kellel olid oma majad ja põllud seal, et nemad ei ole usaldusväärsed inimesed ja need tuleb saata piiri äärest ära sisemaale. No eks see ole küüditamise erivorm, et las kasvavad Siberis ümber. Mina just ütlen, mina ütlesin ka sama, et miks ei tee siis valitsus seda ka et neid seal Petseris ja siis Narva tagustes alades, mis on nüüd et me küsime seal algusse, kus see piir peab tulema, miks mitte sealt ka need venelased välja saata või teed muumaalased? No meil tehakse siiski vastupidi, Vene ärimehed ostavad Eestisse Peipsi äärde omale. Ja Soome, ohutul määral. No jah, seda muidugi, aga Eesti see on ise asi. Muidugi Eesti põhiseaduse preambuli kohaselt ei tohiks Eesti Vabariik eesti keele ja kultuuri säilitamise nimel jätta ühtegi eestlast Vene võimu alla ilma Eesti Vabariigi kaitseta. Kirjutan kahe käega alla. No nagu see karikatuur, millest kunagi paksu pahandust tuli, sitta kah, las need inimesed lähevad. Ja. Lugu on halb. Aga alati võib edasi võidelda, vähemalt lõpp tuleb väärikas. Härra Mossin, niisugune küsimus. Olen siin pisteliselt üritanud ka Maavallakoja teateid eetrisse anda, aga aeg-ajalt on nad pikad ja teinekord on nad niimoodi, et kuna ma ei saa taustast päriselt aru, siis jääb mõni informatsioon avaldamata. Te lähete nüüd tõenäoliselt ja saate kokku Maavallakoja esindajatega. Ma ei tea küll täpselt kellega, aga kindlasti kellegagi saate kokku. Maavallakoja praeguse vanema on ainukene, kes on saanud tasu selle töö eest tehtud, et ma palusin tal, et vaadata, millises olukorras hiied on. Et siis kuupalk nõudis ta selle ajal seal, kas oli 90 rubla või mida, isegi rubla oli veel alles. Seal, et sellega tead, me ütlesin, no jah, ära võib ju elada sellest ka. Ta läks ja istus kirjandusmuuseumi ja kirjutas sealt maha, missugused hiied on olemas. Ja see oli kõik tänab, et kuidas nad välja näevad, siis seda ta ei teinud. Aga milline seis on praegu? Praegu seis, see koja juhtimine ja Ahto Kaasik on seal vist. Jah, on praegu sealt ka tänab siis. No mind valiti ju seal tagaselja Maavalla koja vanemaks, kui see siis ütleme asutati. Ja ma nõudsin siis, et kes mu sekretär seal on või kes on siis seal siis toimetajad või keegi tähendab nendes kotus kaada, et ei ole siiamaani saanud. Teine 5 aastat oli veel, siis tähendab siis aeg, kus mind valiti sinna sisse ja siis ma lihtsalt ütlesin ära, tähendab, et ma ei ole mitte saanud ühtegi oma ja ühtegi liiget tähendab ja küsisin, et kes need siis ütleme liikmed seal on, siis üks ideoloogia
ideoloogia seal taga, nimetas ta ise, ütleb küll, et ta ei taha olla ideoloog. Ütleb tähendab, et hakkas lugema siis tähendab, et ühte iide või ühte kotta tähendab, mis nende nimetusega oli. Et sai siis välja tähendab siis niimoodi tähendab, et 11 inimest. Asutajad peaks olema 12. No sina tuled ka ju sinna sisse, tähendab siis, et sina oled ka arvestanud. Mina peaksin ka olema seal, ilma et keegi oleks seda küsinud. See oli ainukene teade, mis ma nende käest siis sain sealt. Ja need kokkusaamised, mis seal oli, tähendab siis seal siis Vigala sassi, tähendab trummitamine ja siis selle sama hiies. See oli kõik ja välja oli kuulutatud, mina tulen Rootsist ja sõidan autoga sinna sama hiide, ei ole ühtegi inimest seal. Arusaamatu värk. Arusaamatu värk, aga nüüd ütleme, see ei ole arusaamatu, tähendab, et me tegime ühest sarnase uuenduse, tähendab, meil lapsed olid vaatlejad. Nii kaua, kui nad ise tegid otsuse, et nad astuvad liikmeks. Nüüd, et ütleme selles nagu kirikus tähendab, on nüüd siis eriõpetus on isegi läinud juba 90-aastastele, kui juba on 12, 13 ja 14, 15, kui nii nagu varem oli, siis on juba selle tänu telekale on nad palju kiiremini arenenud, on teadlikumad, siis on see tehtud lerid juba nii väikestele inimestele, tähendab, et nad ise veel ei mõtle. Me võtsime siis ka tähendab, et lapsed sinna sisse. Sellega meid oli 177 000 oli siin seest ära, 181 000 oli siin ära, aga siis kui need lapsed siis ka võtsime siis juurde tähendab, peredest, siis me saime üle 200 000 inimese. Ja see on 2011 andmed koval, 2012 andmed ei ole mitte kõikidest iitelt veel praegu sisse tulnud ja siis nüüd pööripäeval reedel saan ma sealt Mäe käest ka teada, kui palju see on uusi juurde tulnud ja nad on nüüd isegi teinud ühe haruldase järgi, tavaliselt on nii, et see pereiis tehtakse ja siis on mees soo järgi nad edastada. See on esimene, kes on mõlemad kaasa võtnud siis nii emapoolsed kui isapoolsed ärad. See on üks tänulik asi tähendab. See, et naine on alati olnud samaväärne taaralaste juures ja rase naine eriti, ta on püha olnud. Seda terve hõim toetas seda inimest ja hoidis seda inimest, et sealt tuli jälle meil üks, kes viib meie teadmised, keele ja kultuuri edasi. Aga jääme siis lootma, et meie teadmised, keel ja kultuur lähevad edasi. Aitäh, Adolf Mossin ja ehk kohtume sügisel või millalgi veel kord. Näis, mis saab, elu peab ju edasi minema. Kas tuule suusi mõtsa, kas tuule suusi sooda, kas tuule suusi sooda, kas tuuleme aida ja ilma tuuleme aida, ilma vaikselt õdakusse hengama, vaikselt õdakusse hengama, kuu tagast kulleme, kuu tagast kulleme. Jätta jälje samblase, silmä mõtsa haldja, see silmä mõtsa ja see haugo haige tuuba je, haugo haige tuuba je, kurja kalmu käppäle, kurja kalmu käppäle, kutso kerstu kaanele, kutso kerstu kaanele, suusi jätab jälje, suusi jätab jälje, aida mustale mullale, heinale mustale mullale.
seinale välja kajule, karjale välja kajule, karjale kaska võsa varjule, kaska võsa varjule. Süüb ta surnu jätab hinge, süüb ta surnu jätab hinge, hing käib raban kõimman, hing käib raban kõimman. Õdakuti halli soena, õdakuti halli soena. Soodakast, kus ma lähe, vasta üüsid, kus ma lähe, vasta üüsid, vasta üüsid, vasta päiva, vasta üüsid, vasta päiva. Maale suusi silme sisse, maale suusi silme sisse, maale suusi kihve sisse, maale suusi kihve sisse, maale suusi küine sisse, maale suusi küine sisse, maale suusi jälje sisse, maale suusi jälje sisse. Saade on salvestatud 2013. aastal.